videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Õnnestus sel korral siiski teie ette jõuda, kuigi nii nagu iga kord on tunne, see nädal äkki ikka ei õnnestu. Üldjuhul õnnestub, siin nagu olete märganud, paar korda ikkagi pole õnnestunud. Ma tahaks öelda vabandust, aga samas kuidas ma ütlen? Kuidas ma vabandan selle eest, et lapsed tulevad hambad? See on muidugi imelik asi, mida öelda. Tore on, et tulevad. Vaja läheb. Ja eks ma püüan enda seda saate tegemist sättida täpselt nii, nagu näete, ma ei prindi enam, sest see on ka omaette ettevõtmine. Printida tuleb ajal, mil Georg pole läheduses, sest ta hakkab seda printerit lahti monteerima, ta hakkab paberid kurtsutama ja paberid sealt alt sahtlist eest võtma, nii et masinal polegi paberid, mille peale teksti trükkida. Ja kui ta magab sel ajal, siis see hääl võite üles ajada, sest printer asub temast teisel pool seina. Ja siis ma olen niimoodi vaikselt mugandanud neid asju. Kui muidu oli niimoodi, et ma üks päev oli see, kus ma kirjutasin ja järgmine päev lugesin sisse, siis nüüd ma proovin samal päeval seda teha ja niimoodi see selline asja lihvimine käib. Ja mina ei tea, kuidas Candace Owensil on võimalik 4 lapse kõrvalt ja rasedana teha seda, mida ta teeb. Jah, tal on meeskond taga, aga ma mõtlen just selle ajumahu poolest. Mõtlen päris ausalt, et mina vahepeal tunnen, et mul see katus ikkagi kipub üle kuumenema. Ja mul ei ole seda mõtteteravust nii palju kui tavaliselt. Ja siis minust käiski läbi mõte, võib-olla praegu ei ole üldse aeg neid saateid teha, kui ma tunnen, et ma nüri olen. Ja siis ma mõtlesin, et aga teised emad on ju ka need tavalised emad, need, kes ei ole proua Owensid. Sellised me olemegi, lihtsalt olles olukorra vastu aus või olukorra suhtes aus, nii on. Ja eelmine nädal oli isegi olukord, kus mul oli sünnipäevale minek, kõik oli stardivalmis. Georgi varuriided, kõik asjad, mul oli suured värvitud. Ma lähen ja ma sain aru, et keda ma petan, ma ei jaksa minna, tegelikult ma olen täiesti läbi. Ja siis ma kirjutasingi niimoodi üsna viimasel hetkel, et ma siiski kahjuks ei jõua. Piinlik oli, selline altvedamise tunne oli. Ja me lihtsalt jäime Georgiga uuesti magama. Või uuesti. Lõunane aeg oli. Ühesõnaga jah. On nagu on. Ja siis käis minust selline, võiks öelda täitsa nagu nõme mõte läbi. Selgitan. Siin on inimesed olnud jalgpallivaimustuses, mida mina üldse ei mõista. Mingid mängivad, sina istud, vaatad, vehid kaasa, karjud kaasa. Ma ei saa sellest aru. Rõõm on näha inimesi, kellele pakub see rõõmu, elamust. Ja mul on ikkagi see tunne, et see on kuidagi mingi mäng. Ja see ei ole jalgpallimäng, see on mäng sinu kui vaatajaga, sinu kui kaasaelajaga. Ja ma tean, et paljud selle peale kirjutuse lihtsalt, mina su saateid enam ei kuula, kui see nii jalgpall ühendab, sport ühendab, mina mõtlen. Ja see ühendab ka teatud tegelasi väga suurte rahavoogudega ja ma ei pea silmas neid mängijaid. Ma pean silmas seda, kui palju raha liigub läbi spordi ja kellele see liigub, kas seal mitte väga palju raha läbi ei pesta, rahasid ei liigutata ühest kohast teise ja meile lihtsalt näidatakse mingi putafoore või ma ei tea, mis asjad need jalgpallurid seal on. Jah, mängivad, oskavad mängida, äge on vaadata. Aga see päris mäng käib millelegi muule. Nii, teised elavad kaasa, mina ei mõista. Festivalid, festival too, kõik on mingid kostüümid, värgid, särgid, näomaalingud, inimesed hõljuvad, kõik on nii lahe, nii palju, kui mul on ette visanud neid videoid. Mul ei ole tunnet, et ma tahaks seal olla. Ja siis ma mõtlen, et võib-olla ma lihtsalt nagu nii ära mandunud, kett on nii maha käinud, et ma lihtsalt enam ei oska nendest asjadest rõõmu tunda. Siis ma vaatan oma argipäeva ja Georg ütleb mingi uue sõna, ma olen täiesti sillas.
vanemad lapsed ütlevad mingit vaimukat asja või me ületame koos mingi sellise keerulise kasvukoha elamus. Ja miks ma ütlen, et neid paljulapselisi emasid mul on natuke raske tõsiselt võtta, et ma avastasingi ennast kohast, kus see jalgpallivärk kõik elavad kaasa, festivalid ja ma ei tea, külmaks jätab. Ja tunned, et oled selle laste teemas sees, meeletult väsinud ja siis ütleb Candace Owens, et ta saab 5. ja mul oli see, kuhu ma jooksma pean, ma jään mingist rongist maha. Täitsa lõppes ma olen Kertu, et sa oled nagu jumala augus omadega nagu endana. Sa oled ennast nagu peaaegu ära kaotanud. Ja siis sa mõtled, Candace saab 5. mina, mis? Ja üks sõbranna, kellel on 5 last, lohutas mind. Mingi hetk see läheb üle, et see ongi ealine selline, et oledki selles vanuses, kus on ette nähtud lapsi saada. Ja see käib selle nagu põhikellaga vastuolus. See kell, mis ütleb, mitu aastat peab ülikoolis käima, mitu kraadi peab olema, mis number peab olema pangaarvel. Kes tänasel päeval üritab midagi ära teha enne, kui ta lapsed saab, siis sa võib-olla oledki selleks hetkeks, kui sul on oma maja, oma auto, sa oled selles kohas, kus sul ei ole enam munarakke ja tervist ja jaksu. Ja siis me olemegi lõpuks erinevad tõugu mina, kes ma keskendun sellele, mis on loomulik. Ja need, kes siis ütlevad, et aga elu on edasi läinud. Selles maailmas nii palju lapsi ei olegi võimalik. Vanasti lapsed ei käinud niimoodi huviringides, aga minul käivad, logistika on vahepeal kaunis keeruline ja siis ma katsungi kuidagi toime tulla selles uues, aga samas ma ei saa seda vana mõtteviisi ette, kui mul on vanu raamatuid, seda inimeste vanasti olnud ellu suhtumist ja sellist loomulikkust meeldib, õige tunne on. Aga jah, lähme siis teemade juurde, muidu ma jäängi siin rääkima maast ja ilmast. Ma jäin mõtlema ükspäev, et kuidas ma saaks selle tunde, et kõik, mis on vaja öelda, saaks öeldud. Iga õhtu peaks saada olema. Mis ei ole võimalik, puht ajaliselt ei ole võimalik. Ja isegi siis ma arvan, et jääks mingid asjad rippuma õhku, et see unustasin öelda, järgmise saates unustan ka öelda, siis jääbki kuhugi. On nagu on, nädalas korra, annan endast parima. Hiljaaegu avastasin ennast väga huvitavalt kokkulangevuselt, kui tänas Pildiraadios räägiti sellest internetist kui võrgustikust ja paar päeva enne seda, see nädal, ma natuke sassis see ajaarvestus. Igatahes ma tundsin sellest saates ära oma märkamise, ehk siis www, mis meil on kodulehtede ees, moodne värk, internetiajastu. Ma ei mõtlema www, World Wide Web, et nagu see maailmavõrk ja siis mul oli see tunne, et me oleme nagu kärbsed võrgus, selles ämbliku võrgus. Ja seal küll ei sõnastatud täpselt nii, aga mõte oli sarnane, et me oleme ühendatud sinna. Tore, et see internet on, muidu te mind praegu ei näeks, ei kuuleks. Ja kas meil on nii palju tarkust, nutikust, et me suudaks seda võimalust, mis on tegelikult loodud selleks, et meid kasutada, meid juhtida, Zuckerbergid, Google'i loojad, kõik tegelased, neile on antud algusest peale tegelikult militaar tarkvara. Selle eesmärk on selline militaarne allutamine. See ei ole mingi Harvardist välja kukkunud tüüp, tegi Facebooki kogemata. Ei, need kõik on väga-väga peened mängud. Ja meil tuleb need mängud läbi näha ja hakata ise kord riisuma. Nii nagu meil siin räägiti, et suur lähtestamine ja mina ütlen, et jaa, me oleme kohas, kus me vajamegi suurt lähtestamist, aga teeme seda omadel tingimustel. Teeme seda täpselt sellest kohast, et me ise valime, mida me loome, mida me anname edasi oma lastele ja ma arvan, et meil on lootust. Muidu ma neid saateid ei teeks, muidu ma ei teagi, mis ma teeks, kui mul ei oleks lootust. Lapsi ma kindlasti siis ei teeks. Lapsi mul siis ilmselt ei olekski, kui ma oleks selline nagu lootusetud laadi inimene. Sellisesse maailma, kus lootust pole lapsi sünnitud, on nalja teete. Olgugi, et jah,
mingitel hetkedel ma tunnen, et see lootusaken on hästi pisike ja me ei taba seda, võib-olla kõik, piisav hulk inimesi ei taba seda akent ja me ei läbi seda aega nii, nagu mina oma ideaalpildis näen. Ehk siis meie inimesed sellel maal, selle maaga ühenduses elame ja kestame siin edasi. Anname seda maad edasi oma lastele ja mitte lihtsalt palun pärandus sulle see kinnisvara objekt, vaid sellel maal on väärtus ja mitte väärtus selles materiaalses plaanis, aga väärtus, kuidas ma ütlen, ühendusena. Ja lastest rääkides, meil on lastesõbralik militaarlinn ja meil oli siin ka vasta lastefestival ja kui ma eelmine aasta ka kirusin seda, siis ma arvan, Nüri teised näevad vaeva, teevad suure sündmuse ja Kertu jälle hädaldab. Aga teate, neid kiitjaid, imetlejaid, lummuses kaasa elajaid on piisavalt. Ma räägin siis sellest pahupoolest. Kui meie lastele tehakse rongisõitu, vahva. Aga kui lapsi sõidutatakse ka mingi militaarmasinaga ja vanemad jäävad siis vaatama seda tagudest, lapsed lähevad sõitma selle masinaga, millega mina olen muidu näinud neid militaarvormis ja ära määritud nägudega poisse sõitmas, meenub Tujuriku ja sketš. Tasuta reisile, oi, jah, kõditamine, aga tasuta reisile. Palun väga, te panete oma lapsed mingisse militaarmasinasse, lõbusõidule. Võigas ja võib öelda, Kertu, sa mõtled üle. Võib-olla ma mõtlen üle. Ma siiralt loodan, et ma mõtlen üle. Aga osa minust näeb seda loomisena, ühenduse tekitamisena selle reaalsusega, kus te oletegi varsti seal. Ka tüdrukud. Siin oli hiljaaegugi tüdrukud jälle kutsuti. Mis need tüdrukud saavad lapsi? Milleks? Ei. Siin on motiveeriv palk esimesest õppeaastast. Emana sa saad ja dekreediraha, sünnitad saad raha, emapalk on ju, või vanema hüvitis, aga siin motiveeriv, sest ega need rahad, mida sa saad selle lapse, mõni ütleb, et lapsi saadakse ka raha pärast. Mina ütlen, et sa pead selle koha pealt siis matas ikka väga loll olema ja mina, kes ma põhikoolis olin matemaatikas väga tugev ja keskkoolis lonkama hakkasin, sest et on väga suur vahe, kas sul on klassis 9 õpilast või 33 õpilast. Ja keskkoolis mata polnud enam see, aga see mata, mille alusel aru saada, kas lapsed on mingi kasumlik äri, no selle tasema ma saavutasin matemaatikas ikkagi juba põhikoolis, kus mu matemaatika oli väga tugev. Aga motiveeriv palk esimesest õppeaastast, Kaitseväe Akadeemia, palun väga tüdrukud, pildil ongi üks tüdrukuke. Natuke huvitab, ma kunagi nägin ühte dokumentaali, mis oli üles ehitatud nii, et see dokumentaali looja tegi erinevatest inimestest, erinevates elukutsetes sellise ülevaate nende elust. Ja siis, kas oli 5 või 10 aastat hiljem, tegi uuesti, et kuhu nad on omadega jõudnud. Ja see tüdruk, kes siin pildil on väga huvitav, mis ta teeb 10 aasta pärast. Ja kadetina saad väärt kõrgharidusele lisaks palka alates 1600 eurost kuus. Ja siis ma mõtlen, okei, kui sul on võrratu sissetulek, siis su ema palk on suurem kui 1600, aga see noor tüdruk, kes alles läheb õppima, talle see 1600 nagu taevamanna, muidugi ta läheb. Vot nii, ja neid naisi muudkui selles militaarasjas esile tuuakse. Mina ütlen, et see ei ole juhuslik, see on siuke väike ajumassaaž, naised ja militaarnaised ja relvad. Ja see oli ajaloos midagi erakordset, enneolematut. Siin ühes saateski ma jagasin, kuidas oli, ma mäletaks Kanada või Ameerika mingi snaiper või ühesõnaga inimene, kelle ülesanne oli tappa, naisterahvas. Mina mõtlen, naine on eluandja, mees on kaitsja. Kaitses olles võib mees enese kaitseks seda teha, aga naine oma olemuselt, et tappa. Ja siis ma jõuan sinna meie abordistatistikasse, oi näe, juurutatakse juba, jah, enne kui sa jõuad elu anda, su käest küsitakse, kas sünnitame, äkki kas sünnita. Ja enne lastefestivali. Linnas olid ilusad maalingud igal pool, vahva. Ja siis vaatad taevasse, oi, taevas on ka mingi maaling.
ja mina vaatasin, et see maaling nägi välja nagu Võrumaa Teatajas kirjutati, mis toimub Tamula taga Nursipalu Reedo linnaku kohal. Seltskond Tamula rannas pakkus välja, et küllap keegi natukatest kihlub või avaldab lihtsalt armastust. Et taevas on 2 südant. Artikelis on selline südamed taevas südapäeval. Taevajoonised möödunud neljapäeva 23. juuli südapäeva ilmusid Tamula taha umbes Nursipalu Reedo linnaku kohale mitu valget südant ja ringi. Tamula rannas olnud inimesed vaatasid ringe huvi ja hirmuga. Kummaline tundus asjaolu, et müra, mis kostus, oli võrdlemisi vaikne. Juhul kui selliseid figuure teeksid NATO hävitajad, siis peaks müra olema palju tugevam kui lihtsalt sirgellennul. Ja siis võeti ka ühendust selle Kaitseväe pressiosakonna ülemaga ja kui küsimused läksid juba konkreetsemaks, siis vastuseid enam ei tulnud. Ja see vastus, mis tuligi, artikli autor ütleb, selle vastus oleks nagu koostanud tehisaru robot. Vot. Ja see taevasse joonistamine, millega joonistatakse taevasse? Need kakatriivad, mis meil taevas on, mida seal piserdatakse, kelle selline võimekus infot vastu võtta on sellel tasemel, siis nad juba teavad, mida taevasse pritsitakse. Aga kes tahab öelda, et kondents ja südamed, siis see maaling seal, ma ütlen, et need ei olnud südamed. See ka Kertu Rakke tegi postituse, et Maru isane taevas on ja mul on 4 last. Ma tean päris kindlalt öelda, et need ei olnud südamed, see oli midagi muud. See oli selline nokuvärk ja nokuvärgile vastavalt eelmisel aastal oli suur jama sellepärast, et esines Kermo Murel noorte peol ja laulis ka oma laulu Näita neile Kermo, mis see Kermo ikka näitab, kindlasti mitte oma õpiedukust või loodud perekonda või oma kätega ehitatud. Kermo näitab seda samust, mis oli taevasse joonistatud. Mina ütlen, et tegemist on peenisega. Aga kes näeb 2 südant, siis ma ütlen, et ta vist ei julge seda sõna kasutada. Ja siis ta ütleb, et näeb 2 südant. Ja nüüd sel aastal Diskor lihtsalt lasi seda lugu. See on sama lugu, mille peale eelmine aasta oli suur jama. Ja see kaader, mis seal peol oli, need abipolitseinikud ja politseinikud, ma ei tea, kas nad olid siis pikale veninud maskottide paraadi osa. Ma ei näinud, et oleks sekkutud, sest seal oli ikka jumala rullis silmadega noori. Rahva seas oli lastud pürotehnikat. Asi, mis on ebaseaduslik, mille peale oleksid korraldajad või need politsei, abipolitsei maskotid pidanud reageerima. Isegi kui okeid olite, kes on Elektrilevi jänes, kes on abipolitseinik, kes politseinik oma maskoti kostüümis, inimesena peaks reageerima. Mina selle pürotehnika asja pealtnägija ei olnud. Aga kui midagi sellist juhtub, see ei ole ju turvaline. Ja mis mind pani imestama, et see alaealiste narko-alkopidu tasuta. Okei, Trafficu kontsert rannas oli ka tasuta, aga kui sinu lapsuke tahab minna batuutidele, siis aga vaat seda noorte asja ja noorte alad tasuta, kui tahtsid minna sinna etendusi vaata, mingi Loolale etendused, mustkunstnikud maksad. Aga noorteala, kus oli kiirkohting, noortel vanuses 14-26, mina mõtlen, kui mu tütar on 14 2 aasta pärast ja siis on seal mingi 26-aastane vänt. Ma oleks päris häiritud. Aga näed, eks see suhtumine ongi selline, et noored valijad, palun, meiega võite kõike teha. Me lubame teil kõike teha. Vabadus. Siuke satanistlik värk, mina ütlen. No isegi see sõna satanism kogu selle toimuva peale jääb nagu lahjaks, ma ütlen. Siin on mingi tängemat sõna vaja kirjeldada seda, kuidas lastefestivali läbi käib tegelikult selle laste, see kiht noori, kes peale tulevad, ära nullimine. Ja me kõik oleme noored olnud. Ja kui mina noor olin, oli sama idiootne vanus. Sekkuti, vanemad ei lubanud, keelati. Ka politsei oli selline nagu valvel, et pidusid aeti laiali, tuleb pandi põlema. Aga nüüd politsei jalutab seal sees ringi. Aga kui sa oled abipolitseinik, kes on juhtumisi ka poliitik,
muidugi sa naeratad maa pealt nendele noortele, sest võib-olla nemad kunagi valivad sind, sa oled midagi, nii tore. Minu poiss ostis mingi mängupüssi sealt festivali laadalt ja siis ütles, aitasin politseinikule ka oma püssi. Ma ütlesin, et see ei olnud politseinik, see oli kloun. Härra Taro. Kloun. Ja selline jobu ma vahepeal olen, kui mul hing saab täis, kui ja mis ma veel oskan selle festivali peale öelda, et ilmselt sotsid olid kõik tasuta sees. Lugu selline. Meil olid käepaelad olemas, aga pühapäeval liitus meiega ka naabripoiss, kellel ei olnud käepaela. Ja mina mõtlesin, et ainult paar tundi on jäänud, et ostame siis selle käepaelaga, küsime äkki saab soodsamalt, sest tegemist on 2 päeva käepaelaga, aga jäänud on ainult mingid tunnid. Ei saa, meil on väga range asi. Nii, siis oli küsimus, kas saaks äkki nii, et ostame selle 30 €, aga saame 2 tükki. Ehk siis 2 päeva käepileti, hind 30, anname 30, saame 2 tükki, saavad 2 last. Ei, asi on väga range. Nii, läksin teise telgi juurde, mõtlesin, et äkki seal on mingid suuremad ninad, kellel on rohkem voli. Oligi seal suur nina, kellel oli nii palju voli, et ta ütles mulle tähtsalt. See ongi 1 päeva pilet, mida saab 2 päeva kasutada. Ja vaata, oleks olnud ükskõik kes, aga kui see on üle-eelmise linnapea naine, siis ma tean, et seal taga on juba see nagu, tooni minu suhtes, ma olen ju ära blokeeritud ja kõik muud naljad. Sest ma olen aus. Ma ei ole rõvetsenud, ma ei ole ropendanud, ma lihtsalt olen aus. Aga see ei mahu nendesse raamidesse, kus poliitikud on poliitikud. Ja siis käisid sealt veel sellised repliigid, aga kes sul on seal valiga, kui sa näitavasi, et ekrekad ja kuna ma viimati ekres olin päris ammu, kas ajakirjaniku proua ei ole kursis, et meie suusad läksid väga-väga risti. Rain Epler ja ma siis kirjutasin Rain Eplerile, ütlesin, et Rain Epler, kes avalikult ja isegi mitte nii avalikult kogu aeg vastandub minuga. Liideti mind kuskile gruppi, kus inimesed koondusid, üritasid mingit oma asja ajada. Nii kui mind liideti, tema hüppas välja ja tõmbas kõne peale, mis seal toimub. Umbes, et Kertu selline. Ja siis ma kirjutasin talle, et ma pidin, et mulle öeldi, et ma sinu käest piletit küsiks. Ja see situatsiooni koomika oli minu jaoks lihtsalt briljantne. Et ühest küljest keegi, kes üritab ülivaimukas olla ja teisest küljest keegi, kes üritab kogu minuga vastanduda ja siis mingi seltskond on koos, siis öeldakse, Kertu, sul ju see Rain Epler, kes tema käest, nagu me oleks mingid suured sõbrad. Ja vot, ja kui mulle öeldi, et küsi ekrekete käest, siis ma mõtlen, kas sotsid on kõik tasuta sees, kui siuke mentaliteet on, et jah. Aga üldse poliitikud arvavad, et neil on rohkem lubatud ja siis nad võivadki kuidagi nagu volitada teisi ka, et vaata noored, teie jooge, ma olen see minister, te võite mul häs siin paupidi silmadega olla, sest ma olen see minister, on ju. Ja siis meenab, kuidas siin ka üks, endine linnapea, muidu on mingid toiduhügeeni nõuded, aga kui poliitik küpsetab pannkooke, siis ta võib vahepeal näppe limpsida, nende samade limpsitud näppudega inimesed seda sarvet ulatada ja siis kummikinnasteta neid pannkooke teha ja mõtlen, et kas, ma ei tea, muidu nagu inimestel on päris range värk selle toidu käitlemise koha pealt, aga poliitikud võivad ja kui me vaatame, mis meil toimub, kas või seal nagu töökultuuri osas. Kuidas teevad tööd meie riigikogulased? See on mingi tola mängimine. Tegime heina, olen siin mingi maskott. Okei, see ei ole teie ülesanne. Seiske rahva eest. Hääletasin automaksu poolt. Ma olen rahvast teie poolt. Okei, selgelt see ei klapi, aga voodake. Ma olen see tegelane. Ma olen vahva mees. Ja mõndadele sellest piisab. Et vaadata, muhe sell on. Automaksu teate said või? Peredele siin halastati, see on minu jaoks ka jälle üks lõhestamise kohti. Ma ütlen, et me peaksimegi hoidma perekondasid, sest need on need, kes loovad uut Eestit. Need, kes annavad meile üldse mingi tuleviku. Aga see automaksu osas, kui lihtne inimene ei majanda juba ära ja sa väntad talle mingi uue maksukraasse, siis ma ütlen, et see on selline, see näitab üldist suhtumist. Ja kui peredele halastati selles kohas, siis muus kohas väga ei halastata muudes valdkondades. Ja automaksust rääkides.
kohe loen teile siit. Vabandust, et see on see, kui ei ole prinditud. Mingi viperused on sees. Nii, Ene Lõhmus postitas. Olen kindel, et enamus inimesi on nüüdseks käega löönud ja maksavad kuulekalt oma automaksuarvet tähtajaliselt ära. Mina aga näed jonnin endiselt, ei maksa. Mida aga süsteem teeb, et see raha ikkagi minu käest kätte saada? Esimese asjana nad saadavad mulle meilile automaksust teate, mida ma ei ava. Läheb veidi aega mööda, siis toob postil on mulle tähitud kirja koos tagastusteatega, mille ma tagasi saadan. Ignoreerin. Läheb veel veidi aega mööda ja siis tuleb mulle meilile koguni 2 kirja. Jätan need ka avamata. Süsteem tahab mulle sellega teada anda, et minu automaksuteade on avaldatud ametlikes teadaannetes. Selle eesmärk on, et siis tekib neil seaduslik alus ja ka õigus minu pangakonto arestida. Ükskõik, mis tegutsev pank Eestis võimaldab neil seda teha. Olenemata minu ja panga vahelisest lepingust privaatsuse osas. Arestimise kohta süsteem mulle eraldi teadet ei saada. See selgub, kui internetipanka sisenen. Aresti nõue on automaksu summa ja kogunenud intresside osas lukus. Ülejäänud raha lastakse mul kasutada, ka arvelt sularahas välja võtta. Kui ma midagi muud selle vabatahtlikult maksmisega ei saavuta, siis vähemalt jään ma oma põhimõtte juurde. Ma ei tasu maksu, mis on põhiseadusega vastuolus ja lisaboonusena teen süsteemile asja lihtsalt keerulisemaks, kui seda korralikult makstes. Intressid määrigub pähe endile. Mina ei murdu. Väga tubli. Ja ma tean, et selliseid inimesi on veel. Ja need on mingid sellised kohad, kus ma tunnen, et tahaks ka lõpuni võidelda. Ja siis ma annan endale aru, et kui need lähevad mu konto kallale ja mul on vastutust rohkem kui ainult ma ise. Ja Enel ka kindlasti on rohkem vastutust kui ainult ta ise, aga mingi selline, ma ei tea, kas on mugavus, et hea küll, ma teen selle asja ära. Ja siis tagantjärgi selguski, et oi, sul on lapsed, siis ei peagi, oli mingi tasaarveldus. Et kui ma oleksin tookord endale kindlaks jäänud, siis mul ei oleks olnud midagi maksta. Ja mis ma veel pidasin oluliseks teiega jagada? Ja petuskeemid, olge ettevaatlikud ka Eesti numbritega. Ja mul juhtus lapsel selline huvitav lugu, et talle helistati ja siis tuli talle sõnum, et keegi politseinik tahab temaga suhelda. Ja see oli täiesti siuke, löön selle nime sisse, oli vist Pärnu üldse see politseiniku, kus ta toimetab. Ja ongi selline politseinik olemas. Saatsin siis kuvatõmmise ja kirjutasin, et palun selgitust. Minu 9-aastasele lapsele tuleb selline sõnum. Ja selgus, et see oligi päriselt politseinik. Päriselt politseinik võtab ühendust minu lapsega, helistab talle, saadab talle sõnumi ja mina emana sekkun. Ja siis öeldakse, et see oli mingi eksitus. Ma mõtlen, et kas teil ei ole ligipääsu mitte absoluutselt kõigele selles suures süsteemi kupatuses, et ei saa järgi vaadata, kellele see number kuulub, te üritate kätte saada 9-aastast last. Aga mina oma kogemustega politsei töö osas, see, kuidas toimetati siin, et mind ära hirmutada, et ruineerida, et ma vait jääks, ma olen nende võtete osas juba selline, et jah, las olla. Lihtsalt jälgige, et teie lapsed ei võtaks X numbreid vastu ja see ei pruugi olla politseinik, kes natuke kummaliselt minust toimetab, see võibki olla mingi pettur, kes siis tekitab teile mingit kahju, sest et kui nende eesmärk on saada kasu, siis tuleb ju kellegi arvelt, ehk siis tekitatakse kahju. Ja nii, mis ma veel tahtsin jagada? Neid teemast tegelikult on päris palju. Siin on terve ports jälle mingid kaasamisnäiteid, kus näidatakse, et inimestest hoolitakse, mingid koosolekud. See on selline teema, mida mina ütlen, et jälgige oma kohalikke asju, mis teil koha peal toimub. Meil Võrukatel on MTÜ Meie Nursipalu, Võrumaa Väimela Nursipalu kaitseks-grupp, kui ma õigesti nüüd ütlesin need kohanimed sama õiges järjekorras, igatahes MTÜ Meie Nursipalu lehte kindlasti jälgige. Seal hiljaaegu oli uudiseid kohtust. Keskkonnaamet ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus taotlesid Riigikohtult esmase õiguskaitse tühistamist. Riigikohus jättis taotluse rahuldamata ja õiguskaitse jõusse.
Kohtusi puudutab MTÜ poolt vaidlustatud metsateatisi niinimetatud Ida laskeväljal kohalike seas tuntud kui Kaku piirkond. Kohtu hinnangul ei ole olnud põhjendatud laiemate kui 15 meetri teekoridoride raadamine. Hetkel on mets küll laiemalt raiutud, kuid kännud selles osas juurimata. Keskkonnaameti RKIK on kohtule selgitanud, et kändude juurimine ei ole metsaseaduse tähenduses raadamine. Nad ütlesid kohtule, et kändude juurimine on hoopis ehitust ettevalmistav tegevus. Selle peale laiendas halduskohus õiguskaitsega ehitustegevusele teekoridorides ja keelas laiemalt kui 15 meetrit ka ehitustegevuse. Nüüd väitis RKIK, et on olemas ehitusprojekt, mille järgi peaks teed kiiresti algselt planeeritud mahus valmis ehitama. Tuletame nüüd meelde, kuidas meil see kiire tee siin tehti. Pärast ei olnudki enam seda kaitseotstarbelist teed vaja, aga see kiire tehti niimoodi, et jõed pandi vastupidi pooluma nende nägemustes, mitte päriselt. See, mida loodusele tehti, sellega katastroof. Aga näete, on seadused ja siis on seadustest kõrgemal olevad tegelased ja siis on need, kes väidetavalt kaitsevad, tegelikult ei kaitse, kellest peaks seisma Keskkonnaamet. Vabandust ametnike eest, et ametnikel ikka soojad kohad püsiks. Ma siin vahest ma lihtsalt eksisin oma mõtetes ära ja ma mõtlesin, et Keskkonnaamet peaks seisma keskkonna eest ehk siis looduse eest. Aga ei, ametnikud ja nende sissetulek. MTÜ tõi selle vastusena välja asjaolu, et ehitusprojekt pidi olema teede ehitamise lepingu kohaselt valmis juba enne tee ehituse algust. Riigikohtu kolleegiumi hinnangul ei muuda aastaid hiljem valminud ehitusprojekt raielubasid tagantjärgi õiguspäraseks. Vaidlus Kaku metsateede teekoridoride laiuse üle ei ole veel lõppenud. Asja hetkeseis järgmine. Tallinna halduskohus rahuldas 13. detsembril 2024 otsusega MTÜ Meie Nursipalu kaebuse osaliselt, tühistades esialgse õiguskaitsega hõlmatud raielood osas, milles nendega anti luba kavandatavate teekoridoride tarbeks metsa raadamiseks laiemas ulatuses kui 15 meetrit. Kellele ei sobi mu selline äraväsinud diktsioon, siis võite praeguse osa midagi muud teha ja minna ise lehelt lugeda. Halduskohtu hinnangul ei tulenenud raadamise alusdokumentidest vajadust enam kui 15 meetri laiuste teekoridoride järele, mis tõttu ei olnud Keskkonnaametil alust suuremas mahus raadamist lubada. Kohus leidis, et vaidlusalused raieload pole ammendunud, sest raadatud aladel on kännud juurimata. Tallinna ringkonnakohus jättis 4. juuli 2025 otsusega Keskkonnaameti apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Tallinna halduskohtu otsuse muutmata. Riigikohus ei ole veel asja menetlusse võtmist otsustanud. Nii, ja juures on siis fotod väljavõtte Riigikohtu otsusest ja seesamune Kaku tee. Ja mida meil on sellest Nursipalu asjast õppida? Kes siin tegid oma ettevõtted vastavalt sellele, et nendele võõrastel oleks hea, et nende võõraste raha kätte saada. Ja ma saan aru, see eksport ja võõraste raha, aga selle militaarbaasi juures, Ameerika baasi juures, see ei ole võõraste raha, see ei ole ameeriklaste raha või mingid, kust iganes need segu inimesed kohale tuuakse, prantslased, poolakad ja nii edasi. See ei ole nende raha, mida nad siin kulutavad. Meie ise maksame nende prassimise kinni ja sellele oma äri üles ehitada. Mina ütlen, et õiglus on maailmas olemas. Siuksed ärid ei kesta kaua, siuksed ärid ei too õnne. Ja mind on päris palju mõjutanud see, kuidas mu vanemad on rääkinud rahateemadest, päranduste teemadest ja sellega paralleelselt on mind mõjutanud raamat Tim Thaler Müüdud naer. Sul võib olla väga palju raha, aga kui sinus ei ole enam seda rõõmu. Inimesed, kes on siin muusikatööstuseski tunnistanud, et ma müüsin oma tõttu ja sa näed, et seda inimest seal enam ei ole, ta ongi ennast ära müünud. Ja see ei ole rõõm. Ja siis sa vaatad kedagi, kellel ei ole palju. Ja temas on rõõm, siiras rõõm. Ja miks seda on mõnivõrd raske mõista? Meile räägitakse juba maast madalast. Muinasjutt, loss, printsess, prints, kõik on suured pulmad kohe. Aga tegelikkus on see, et sa võid olla mitte see muinasjutu nagu peategelase mõõtu. Aga sa oled enda jaoks ikkagi oma elu peategelane ja sul ei ole vaja suurejoonelist selleks, et olla õnnelik, et olla rahul. Ja ma arvan, et sellesse kohta tagasi jõuda. Lapsena meil on see
omadus, mis mul Georgiust üks päev tegi? Ühesõnaga oli mingi asi, kus ta oleks saanud teistega koos rannas. Teised olid rannas, möllasid, veemänguasjad ja temal olid mingi kivihunniku ja ta lihtsalt istus seal kivihunnikus. Talle meeldis kivihunnik. See oli tema rõõm. Kõik teised lapsed on rannas, möll käib, söövad seal igast nänni ja tema istub kivihunniku otsas. Ja ta oli õnnelik. Ja neid näited on veel, kui meie meel on rikkumata ja me saame aru, mis meile päriselt rõõm valmistab. Siis me peaks ennast kuulama. See on nii nagu, ma ei tea, sa tead inimest, kes on sulle lähedane tuttav, ta leiab endale kaaslase ja sa üldse ei mõista ta kaaslase valikut. Miks? Sa lihtsalt ei mõista. Aga tema vaata, tal on õige tunne. Ja mis sa teed, kui on õige tunne, siis selle vastu mõistusega pika peale võib-olla saab. Mõistusega saab selle vastu siis, kui tuleb see hetk, kus suhe läheb sellele sügavale tasandile, kus esmane armumine on möödunud. Armuda on lihtne, aga armastada, see ongi see sügavam töö, kus sa pead minema üleni sisse, aga selleks, et üleni sisse minna, sul peavad olema need barjäärid lahustatud, mis tähendab, et sa pead ise endale hakkama tunnistama oma ebakindlusi, hirme ja see on töö. Ja see on ebameeldiv töö. Ja ego hakkab vahele segama ja kui sul ümberring on siis selliseid nõuandjaid palju, siis need hakkavad ka vahele segama. Kui sinus ei ole seda meelekindlust eristada iseenda ja teiste mõtteid. Vot. Ja teedest veel, see, mis meil see riigikaitseline võrratu tee. Eelmises saates ma mainisin oma kodutee lugu ja nüüd Rõuge vald palus vabandust Võrumaa Teataja vahendusel. Rõuge vald palub vabandust ekslikult tehtud tolmutõrje pärast. Ekslikult tehtud tolmutõrje, seal oli asi hoopis suurem, see tee oli lihtsalt ära reitsitud. Nii 14. juuli Rõuge valla elanik Anneli Ruisk avaldas eelmisel nädalal Facebookis postituse ja 2 videot, milles heidab vallavalitsusele ette tema kodutee rikkumist. Juhtumi keskmes on avalikku kasutusse antud tee, kus vallavalitsuse tellitud tolmutõrje töid tehti inimliku eksimuse tõttu vale majapidamise juures. Inimlik eksimus. Issand, kui mugav. Kui paljud meist oma töökohtadel saavad lubada endale 0 tagajärjega inimlikku eksimust? Ametnikud, poliitikud saavad. Kui sa ei ole ametnik või poliitik, naljalt ikka ei saa. Aga selle vabanduse niimoodi ajale vahendusel, see on selline ingliskeeli väljendades sorry, not sorry. Nii, minu ema vastas avalikult sellele artiklile. Lugesin seda artiklit ja ütlen ausalt, kogu selles loos ei ole üldse oluline see, kuidas vald oma tööd teeb ja kuidas kohalikesse inimestesse suhtutakse, vaid valla enda puhtaks pesemine ja õigustamine, millele lisandub veel ka valetamine. Minu Facebooki postitus ei olnud etteheide vallale, vaid olukorra avalikustamine, millesse võib iga Rõuge valla elanik sattuda, kui Rõuge valla juhtimisstiil ja suhtumine oma valla elanikesse ei parane. Ei abivallavanem ega ka vallavanem ei ole minule ei vestlustes ega ka kirjavahetuses eksimust ehk inimlikku viga tunnistanud. Hoopis aeti mingit segast juttu kasutamata teehooldusrahast, mida nad ära kasutasid. Küll palus vallavanem oma kirjas vabandust selle eest, et tulemus ei ole meelepärane. Jätan artiklis olevad pisivaled kõrvale ja keskendun suurele valele. Mina ei ole kordagi nõudnud tolmutõrjevahendi osalist ega täielikku eemaldamist ega endise seisundi taastamist. See ei olnud ka minu peamine soov. Miks vallavanem ja teespetsialist valetavad? Mina soovisin, et teelõik, mis oli suuremal või vähemal määral rikutud kogu ulatuses korda tehakse ehk ühtlase kruusakihiga kaetakse. See, et parandatud tee on visuaalselt alguses ebaühtlane on mõistetav, aga see, et ta on nagu halvasti õmmeldud lapitekk on hoopis teine asi. Ka ei olnud probleemiks teel olevad mättad, vaid lõhutud keskkond, väljaveetud kivid, halvasti tehtud töö ja muu selline. Küsimus ei olnud ju tolmutõrje tegemises, vaid selles, et seda tehti vales kohas. Sellest ei teavitatud inimesi, kelle tee see on. Avalik kasutus ei tähenda seda, et teel enam omanikku ei ole. Ja viga ei tunnistatud enne, kui juhtum avalikustati. Sellest võib järelduse teha, kui ei avalikustata, siis jääbki nii. Ja kusjuures reageeringutes kohalike poolt toodigi esile, et ennegi olnud. Sellepärast ma julgustangi kõiki, kellel on olnud ebameeldivad juhtumised Rõuge valla spetsialistidega, need avalikustada
Muidu paistab kõik nagu lill, aga inimeste pahameel kasvab. Ma olen nõus sellega, et kruusateedel tolmutõrje eesmärk on parandada kruusateede ääres elavate inimeste elukeskkonda, aga kui ei ole tegu sellise kruusateega, mis tolmab ja kui tolmutõrje tehakse vales kohas, siis see ei pruugi elukeskkonda parandada, vaid teeb seda halvemaks. Väga armas, kui edaspidi tehakse tolmutõrjet seal, kus on põhjendatud ja vajalik. Aga minu kodutee puhul ei olnud tolmutõrje ei põhjendatud ega vajalik. Sellele lisandus veel ebaprofessionaalne asjaamine, valetamine ja raha kulutamine. Suur tänu, et Võrumaa Teataja minu kodutee äranarrimisest loo kirjutas, kuid ma oleksin veel tänulikum olnud, kui ajakirjanik oleks minuga ka ühendust võtnud. Hetkel on sellel artiklil Rõuge valla spetsialistide halvasti tehtud töö kinnitamise ja õigustamise mekk juures. Vot nii. Aga spetsialistid, need on ju kõrgelt haritud ja kui muidu oli niimoodi, et bakalaureus, sa pead saama bakalaureuse, siis täditütar kunagi rääkis, et meil ülikoolis ikka räägitakse, et bakalaureusega sa saad ainult koristajaks, et ikka magister on vaja, aga nüüd sa pead saama doktoriks, et sinu sõna maksaks. Ja sellest doktori tiitli kraadi devalveerimisest Tartu Ülikool ise kirjutab, Tartu Ülikooli doktorantuuri soovis astuda viimaste aastate suurim arv Eesti kandidaate. Nii, mis mulle siin silma hakkas? Tänavusel kevadsuvisel vastuvõtuperioodil laekus Tartu Ülikooli doktorantuuri astumiseks 1275 avaldust, milles hindamiseks kvalifitseerus 978. Seda on paarisaja võrra rohkem kui möödunud aastal. Seejuures kasvas Eesti kandidaatide avalduste arv mullusega võrreldes 26%. Sügisel alustab doktorantuuris 190 noorem teadurit, kellest 128 on Eesti päritolu. Ehk siis väljamaiseid omajagu, miks nad sinna lähevad? Raha. Mis teadust meil täna tehakse? Sellist tellimusteadust. Nii. Mille tõttu on siis see arv kasvanud? Ühiskonnas paraneb arusaam doktorantuuri väärtusest ja vajalikkusest teaduskraadiga tippspetsialistide järele. Ei ole see vajadus. See on see samune mina olen nüüd doktor. Ma olen parem kui see bakalaureus ja magister. Ma olen doktor. Aga kuhu edasi? Kui sa oled juba doktor, mis see järgmine haipasi on? 2022. aasta doktoriõppe reformiga muudeti Tartu Ülikoolis doktoriõppekavu, hakati senisest enam toetama alustavaid doktorante ja vaadati üle doktoritöö nõuded. Need muudatused on aidanud kaasa doktorantuuri atraktiivsusele, sest atraktiivne, see on teema. Asjad peavad olema seksikad ja atraktiivsed, sest selle peale ongi need meeled üles ehitatud maast madalast lastefestivalil, kes meil esineb triibupasta, sest kõik peab olema atraktiivne. Ta võib olla ajuvaba, aga kõigile teistele ka meeldib, siis peab mulle ka meeldima. Ja ennest mina räägin siin, et kuidas mingid doktorid ja asjad niimoodi halvustan neid kõrgharitud spetsialiste ja ülitarkasid samal ajal endale aju paneb täiega vahepeal niimoodi, et Keit on maas ja kõike toimetad nagu edasi. Peaesineja oli triibupasta ja need lood, mis seal olid, õnne, et ma seal ei olnud. Ma poleks suutnud ennast tagasi hoida, ma oleks seal rahva seas öelnud halvasti kõva häälega. Mitte, et ma oleks suutnud sellest helitehnikast üle karjuda, aga lihtsalt, et nagu kas teie ei näe, mida mina näen? Kas teie ei kuule, mida mina kuulen? Esimene selline kogemus oli, kui oli see Tartu 2024. Ma sain esimesest üritusest aru, mida ma külastasin, et seal on mingi sünge värk. Ma hakkasin seal lugema oma puhastuspalvet, mis ei töötanud. See hakkas tööle alles siis, kui ma lahkusin sealt keskkonnast ja autos lugesin, siis ma tundsin, et ma sain sellest asjast lahti, mis seal keskkonnas oli. Kuidas on mingi täiesti rõve laulud, inglise keeles, aga mingi seksi, muud ropud sõnad ja lapsevanemad oma võsukestega seal. Jube tore muss. Nii, ja nüüd, kus need lood on eesti keeles, ikka kedagi ei häiri. Ära sa ropenda! Oi ja õpetaja pani sulle märkus, et sa ropendada, mis laule lapsed kuulevad. Äkki sealt lauludest tulevad need sõnad või? Kui me normaliseerime ära rõveduste kasutamine lihtsas kõnepruugis, siis neid sõnu kasutatakse normaalsete sõnade asemel. Ja kas te olete märganud lapsed, kes veedavad palju aega internetis, kuidas nad lihtsalt peavad mingit
jama suust välja ja mingid need brainrot sõnad, ajumäda sõnad. Mul ei tulegi kohe meelde. Ühesõnaga lihtsalt vadistavad õhu täis. Selleks, et ei peaks mõtlema mingit mõtteahelat, kus sa liigud oma mõttega kuhugi, vaid lihtsalt plõrp. See ongi selline hüpnoos nendele lastele, et nad ongi lihtsalt sellised. Oi, lapsel on ATH. Ei tea, kust see tuli. Oi, see diagnoos. Ja siis kui täiskasvanud ka eesotsas. Mina sain diagnoosi. See ei ole midagi halba, see on eriline. Ärge tundke ennast halvasti, kui teil on diagnoos. Ja mina ütlen, teate kõik need vaimse tervise asjad. Mul oleks ka diagnoos. Ma saaks selle vabalt kätte. Kui ma elaks nii nagu need, kes elavadki oma selles diagnoosis ja on uhked selle üle. Loeb toitumine. Kuidas sul veresuhkur hüppab? Mis ravimeid sa tarvitad? Hilja nagu väga rõve näide, aga ikkagi toon. Üks naine, kõige noorem laps oli kas 8 või 11 kuud. Igatahes ta oli 3 last ja see naine tappis oma lapsed ära. Ja mees andestas talle, sest ta tõi esile, milles tegelikult probleem seisnes. Sellel naisel olidki tõsised probleemid oma selle vaimse tervisega. Ma tean, et Andresele ei meeldi see väljend. Aga see mees ütles, et tal olidki, ta kuulis hääli, tal täiesti katus sõitis. Aga talle lihtsalt pandi mingid ravimid peale, just kui see lahendaks probleemi ära. Näega suitsiidide teemal esile toonud. Oi, noor on suitsiidne, paneme talle need ained peale. See aine ei võta ära mõtteid, aga tunded võtab ära. Selle tunded, aga kui ma seda teen, mida ma põhjustan oma vanematele lähedastele, aga mõtte ei jää. Eri nad teevad seda ja see suitsiidi statistika on meil selline, et kuna sellest ei kirjutata nagu autoõnnetustest või mingi kuulsuse pulmadest või rasedaks jäämisest, siis see justkui pole olemas, kui see pole juhtunud sinu lähedasega. Ja siis on juba natuke hilja mõtlema hakata. Meie noorte suitsiidide statistika on karm. Ja nüüd, kus isegi täiskasvanud, need edukad inimesed räägivad, et mul on diagnoos ja ma sain ravimid ja nüüd on maru tore. Mida me loome? Kas ei võiks olla normaalne see, et mega raske päev on? Ikka nagu, selline päev, et ma tunnen, et sein on ees. Ja ma valin sealt läbi minna, ma lihtsalt ütlen endale, et ma lähen läbi. Ja mõnikord sellest lausest piisab, sest sa saad aru, et see ongi see tunne. Aga sina füüsilise kehana, sa oled ikkagi olemas. Sinu rakud igapäevaselt uuenevad, toimetavad, tervenevad, vahetuvad. See kõik töötab, aga see tunne võib olla nagu nii haarav, nii lämmatav. Ja kui sa ütled, et ma lähen läbi, siis sa avastad, et oi, aga ma olen edasi. Olgugi, et mulle tundus, et sellest kohast edasi ma ei näegi ennast enam, sest tundub, et see hetk ongi kõik. See hetk on nii jõudne, nii raske, et mind enam ei ole. Ja emadele ma tunnen, et seda lauset on eriti vaja. Sest mis iganes teemadel, see projekt käib mul üle jõu, ma sellega enam ei tegele, ma ei tea, ma valin mingi teise asja. Kui sul on lapsed, sa ei saa valida teist asja. Ma tulen tagasi selle õudse loo juurde. Kuidas saab üks mees andestada oma naisele, et naine tapab ära 3 last? Sest see mees teadis. Ja ta väljendas ka väga selgelt, et see naise tervise teemad jäeti piisava tähelepanuta. Seal ta küll ei toonud esile, et asi oli nendes ainetes, mille alla naine oli pandud, aga tuleta meelde raamatut Hagejate kuningas, kus inimesed hakkasidki toime panema mõrvasid, sest neil teatud ravimite peal on ju. Ja sinna süsteemi ligi pääseda ja hakata süüdlasi välja selgitama, kes on neid asju välja kirjutanud. Kes on arstidele ette söötnud, et see on väga hea asi, et tule meie konverentsile, tule meie reisile, me ütleme sulle, mida soovitada. Mitte keegi ei vastuta. Aga lõpuks vastutabki inimene ise selle eest. Kas sa võtad seda asja, mis sulle kirjutati? Ja on olukordi, kus tuleb võtta. Mul hiljaaegu oli juhtum, kus lapsel oli selline nahahaigus, millest ei saanud jagu ilma antibiootikumideta. Jah, on olemas naturaalsed antibiootikume, mida kõike veel. Aga minul oli selline sisetunne, et jah, ma pean lihtsalt mu sisetunne oli selline, et ma olen vastu nendele asjadele, aga antud juhul see aitab. Ja aitas.
korraks ja see nahahaigus tuli tagasi. Ja siis aitas mulle üks retsept, mida mu ema oli kuulnud mingilt vene, ma ei tea, kas ta oli arst või. Ühesõnaga, ise tegid kodus rohu valmis ja see töötas väga hästi. Ja mul sõbranna, kellel oli sama naha asi, ma andsin talle selle rohupera, mis siis ema mul ise tegi ja ta kasutas ära ja ta ise tegi seda uuesti, sest see aitas. Aga temal oligi see lugu, et tal oli see juba edasi läinud pereliikmetele ja seda rohtu läks rohkem tarvis. Ja see lugu, kuidas tema perearst talle lihtsalt sellel terveks saamise teekonna risti alus oli oma sellise, et ei, sina ei ütle, kuidas me teeme nii, nagu mina ütlen. Et väga karm lugu, ma isegi ei hakka detailidesse laskuma, austades inimese privaatsust. Niigi vist see praegu liiga palju räägitud sellest. Nii, ja ma vaatan üle, kas on veel miskit, mida ma pidasin jagamise vääriliseks. Need jagamise väärilisi asju tegelikult on palju. Aga suvi ja me peaksime praegusel ajal väga palju veetma aega õues. Mina olin täna terve päeva lastega väljas. Väga mõnus oli. Aga siis ma ikka lõpuks ootan väga seda vihmast ilma, sest siis saavad nõud ära pestud ja ongi, ma panen oma leiva hakkama, siis ma tulen võtan vormidest välja, kõik need nõud, mis jäävad sellest, siis mul ei ole aega nendega tegeleda ja lõpuks ongi siis kõike liiga palju. Vot, aga ma arvan, et ma tänast saadet väga palju pikemaks ei venitagi. Aitab küll. Ma väga loodan järgmine nädal jälle teie ees olla. Ja eelmine saade ma avastasin hiljem, et huvitav, ma ju ei rääkinudki võru keeles. Ja nii juhtus, kui sa alt mõned päevad kotanud ära, sest sa unustad ära oma keele. Ta on nagu naljaga üteldu, päriselt oli nii, aga siin Võromaal üks juhtus, et sa kõneled kellegagi võro keelen. Ja näütuses keegi kõlistas ja kõneles võro keelen. Aga oma puhkases ma väga palju taha ei telefoni külen olla. Ja mul on ka nii olnud inimese ütles, et kui sa sinna kanti satud, tule külla. Väga hää meelega ma tulessegi, aga kui mul omava latse ütlen, sest määnestki säänest asjalikku juttu aia või ta taigu nauti, oli väga võimalik mu aasta latsiga puhkamine, ma tiiä, kus neid kattesõnna pandas niimoodi ütte lausase, ei tiiä. Aga ma latsiga puhka, sest mu rõõm ongi kaia näide rõõmu ja sest ma pärast taastu. Aga mille peale ma olen naanud mõtlema, et inimese tahtva muka kõnelda näidel teemadel, millest ma kõnelesin, saatan, kui ma postituisin. Aga päriselt ma tunnen, et kui mu saane nagu vaba aeg, siis ma taha kõnelda millestki muust. Ma taha ei kõnelda tast valitsusest ja nii edasi. Mul on ta pilt selge ja ma tiiä, et teile on kah. Ja asja, mis on ma säänse nagu suurempa, mujas olulitsempa. Noid ma kipõn pututa, siin saatan. Aga üleni sai ma taad saadet ette noist asjust, sest me tiiä, et ta on sääne liiga nagu õhuline ja palju inimese ei pruugita tõsitselt võtta, kui ma kõneleme sestki asjust, kus omava nagu kokkosattumuse, aga ma tiiä, et na ole kokkosattumuse. Me oleme säänse, jah, meil on ta World Wide Web, www, aga on ka üks tõnevõrk. Sääne ühendus, kus sa mõtled inimese peale ja juba ta kõlistas sulle. Sa mõtled inimese peale ja sa näedki teda. Kuigi sa oli teda väga palju aigu näinud. Ja ma ütlen, et tuu tõnevõrk on tuu võrk, kus sa pead olema esihinda sen. Ma mõista ei ütelda, mis ta õige tunne on. Aga sa tiiät, et sa oled õigel aal, õigel kotussen, sa saad arvu, mään see omava su mõtte, mään see omava esütusmõtte ja sest saalt ta on ühendusen, kui keegi tõna, kes on saman kotusen esihindaga, sa asud ka suhelda. Tujaus ole vaja määnestki maskikiipi pähe panda või ollagi nuti see, et me külen, vaid usalda.
Ja vaihtupeal ma tunnen ka, et mul on ta nutineedus üks väga kõvasti külen. Kõik tahavad nagu midagi teedes saia ja kus tuu guugeldat ja tähega tahtnud tast asjast välja tulla ja siis redacted saada YouTube'in, mida me üks kulle, sest seal kõnelsime inimesed mänsegi au pärast. Meil ole iinak nutitelefone, me oleme kõik nuppega telefonega ja häämeelega, mis tähendas, et siin pead juhtuma midagi, mis herätas meid niimoodi üles, et meil ta sõltuvus kaos ja me ole õnnelikud. Ja ma tiian, et kui ma olen endal neid äppe ärkustutanud ja mul oligi ta telefoni mitte midagi teete, sest ma loe rohkem, ma mõtle rohkem oma kodu peale, sest ma meile ole kohe kärkaunu lahutet. Aga siks mõtled, ma pead ju tuu ja tuu jaos, siks pead olema ta telefon ja äppi. Ja siis lähed iks ta tiid, millest on kahju, olnud küll nagu täiskasvanu inimene, aga määnegi hinde distsiplineerimise oskus on nagu nõrk. Ja ma püveiks aeg-ajalt jälgi kõik need äppi ärkustuta ja olla rohkem esihindega. Ja siis kui ma tunnen, et kõik on liiga palju, siis ma jälgi kustuta ära ja mõtlen, et skipan sassi. Kui ma tunnen, et seal on midagi vaja ja ma eks pead seal olema, siis ma jälgi laadina telefoni ja niimoodi ta sääne nagu lähed parembas ta ühendus ja siis jälle tuhmus. Parembas ja siis tuhmus. Aga kuna ma olen täiskasvanu inimene, siis ma tiiän taad ühendust. Aga latsõk ja kasuse üles ta nuti needusega nimelt jäi. Ja tolle kotuse pealt ma ütlen, et kui palju vanempa ütles mulle, et ta nutivärk, ta on õudne, kus latsa hüsteeritses ja nii edasi. Siis ma olegi otsa ütelnud, latsil pea ei olema nutisäädmit. Ei pea. Mi esi pea mi andma väga hääd eeskuju ja ta kotus pealt ma tunne, et ma olin veel tuu kotuse päev, kus ma olesi esihindega rahul ja siis ma oligi saan, et mul on vaja tüüasja, mul on määntsegi saate, kus on tõttesta oluline info mu jaos, näituses tervise teemal, mis kipil mind ajaga vihale vaihte peal. Üks kõneles tõne ütles, et ei, ta asi on hoopis tõistmuudu, hoopis nii pead eleme. Ja siis mõtledki, et kuram, kuis muutuses ta õige on. Ja siis ta õige on tuu, et kui ma olen katuse peal ja siis ma tunnen, et jah, nii. Ja siis ongi hästi. Ja siis mulle mõtelnud ka, et või ole, et ma lihtsalt püve liiga palju asju jõuda ja tuu pärast ma olen väsynud või olla, et asi olegi nii väga Georgin, et ma tahagi liiga palju teeda, ta mõtlemine väsytas ju ja siis ma tahan väga palju asju teeda, et ongi 2 tantsutrenni, 1 vinnitustrenn nädalan, siis ma mõtlen, et või olla tuud on liiga palju, aga tegelikult kui ma olen tund või 2 kuskil treenin, kus ma liigutama keha ja ma saadan kontakti, siis ma tunnen, et tuu avitas nii hästi kaasa. Trennin ma nägi mõte tuli esile. Ma sai tuu peale võtta ubinat või sokolaadi, et tuu mõte nii väga ärlahusta, et ta mõte ei tule siis päriselt esile. Aga trennin, ma sai tuud tete. Ma pead ta mõtte vasta võtma ja mul on mitu trenni nii, et ma lõpun lihtsalt pisara jooskva pisara langase alla. Sest määnegi asi sa nagu ära lahendat esihinde siin. Ja üks sääne näide, kus ma peale latse sündü, kihärs ole veel üldse ära taastunu, oli täiesti sääne nagu, kuis ma ütlen, jah, oli nagu oli, es ole tuu kihe, mis mul oli innelast ja ma kaida peeglin ja mõtlen, et sääne ma olegi, sest et egapäevatselt ma olen latsiga toimetad jõumi asju, väga palju peeglehe jõuva ikka kaia ja siis ma kaia esihinnest ja mõtlen, et sääne ma siis olegi ja siis ma ütle esihindele,
Aga ma võtta esihinnast vasta säänsena. Tämpe mulle sääne. Ja ta oli sääne nagu kergendustunne. Ma tundse, kuis määnegi jõud lätt nagu käüme. Ja siis ma sain aru, et aga ma peadki esihinnast vasta võtma, mitte nii, et kui ma saa tagasi oma säänse olekuna, nagu ma oli, kui ma ole sama terev, kui inne latse saamist ja kõik muu asja, et sõs on hästi. Ei. Om nii nagu om ja ka praegu see Kertu ma pead vasta võtma. Nii lihtsalt ongi. Ja saan see mõttekas, aga ma tähendab, et see saate lõpetagi. Võtke esihinnast ka vasta. Ja sõsti saati näte, kus ta oli tuu, et body positivity inglise keeli ütelden, et ma olegi sääne trullakas, ma võta esihinnast vasta. Ei, kui sa võtad esihinnast vasta, sest sa saa esihinnast enam alla suruda üle söömisega. Sest sa hakkad mõtlema, mida sa tiid oma kihäga. Ja sest tulevad ka muutuse, kui sa võtad esihinnast vasta. Ja minu muutuse naksivagi sõs pihta. Sest ma tundsin, et ta oli kotus, kui võidelda. Nii on. Ja ma olen väga tänulik tuu iist, et mu seemil omavanu vastuse. Ildaigu, kui ma esihinda käest küsse, et 5. latse nalja peal, et kas päriselt ka ma mõtlen, et ma saan 5. latse, ma olen tävesti läbi. Ja siis ma küsse, aga mis ma peassi tegema? Kui esihinda see on nii tukkav tunne, aga samas ma tunnen, et ma olen tävesti läbi. Ja siis tuli vastus anda. Mul omava anda, mida ma pead kasutama. Ja siis ma mõtlen, et te raadiovärk ma olen tagasiside perre arvu saanud, et kipin nagu andekas oleda koduse pealt. Ja omava inemisega kullase. Ja kui näituses minust väga palju targempa, vanempa inemise kullase neile meeldus, siis ma tunnen, et või olla midagi siin Ja siis ma mõtlen, ta imeduse asi, et tolle kutuse pealt ma tunnen ka, et määnegi nagu Anna on. Ta usaldus elu suhten, ta usaldus ka ta protsessi suhten, kui lats on mu üsen, sünniprotsessi suhten. Ta, kuis latse valise, kes omava näide vanamba. Kõda suhten, mul on sääne usaldus, et ma tunnetan säänsel tasemel usaldus, et ma või ütelda, et ta on Anna. Ja siis ma mõtlen, et kumba anneta vastus nüüd mõtte oli. Elämi näemi. Aituma kuulamast ja järgmine kõrrani.